Tere tulemast tutvustavasse videosse Gustav Adolfi Gümnaasiumi meediaseadmetest. Selles videos tutvub lähemalt Sony RX104 kaameraga ning vastavate rakendusviisidega tulevastes kooliprojektidega. Kuigi Sony RX104 on väljast väike, siis on tegelikult tegu väga võimeka ja lisaderohke kaameraga, mis suudab pilte ja videoid jäädvustada 4K kvaliteediga, aegluubis, panoraamis ja see on alles algus. Et kaameraga üldse midagi teha oleks, võiks olla laetud ja omada mälukaarti. Kaamera laadimiseks tee lahti ekraanist paremal asuv klapp, mille taga on pesa USB kaabli jaoks. Sellest allpool asuva klapi taga on pesa mikro HDMI kaabli jaoks, tänu millele saab fotokas projekteerida videoid arvutisse või telekasse. Mälukaart ja aku asuvad kaamera all. Selle avamiseks tuleb lihtsalt lüliti lükata vasakule ja kate avaneb. Fotoaparaadi avamiseks ja sulgemiseks vajuta ekraani kohal asuvat on-off nuppu. Foto sisse ja välja suumimiseks asub on-off nupu kohal ketas. Fotoaparaati avades soovitan keerata ketta autorežiimi peale. Võhikutele on see kõige lihtsam moodus saada hea kvaliteediga pilte. Vajutades ekraanist paremal asuvat FN nuppu, tuleb ette kiirmenüü, läbi mille on võimalik muuta pildi suurust, välgu tugevust, ISO ja palju muud. Pane tähele, et kasutades automaatrežiimi on paljud asjad lukus. Selleks keera ketas manuaalrežiimile ning sätted muutuvad lahtiseks. Samuti soovin tutvustada panoraamrežiimi, mis annab võimaluse teha väga laiasid pilte. Pildistamise ajal hoida nuppu all. Välgu kasutamiseks on ekraani kohal pikse noolega lüliti. Seda tuleb tõmmata paremale, mis järel tuleb ülevalt välja välguga foto tegemiseks vajalik valgustus. Selle sulgemiseks vajuta klapp õrnalt sisse tagasi. Ja sellega lõpeb lühitutvustus Sony RX104-st. Loodan, et leidsid videost abi ning soovin edu järgmiste projektidega.